Kas roheteemadele on tänases majanduslikus ja geopoliitilises olukorras üldse kohta? Küsib endine kliimaminister ja praegune Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender nüüd siit lavalt. Ole hea. Jaa, aitäh sissejuhatuse eest. Tegelikult päris hea on siit edasi minna, et esimesed sisuettekanded kõik tekitasid nii palju mõtteid ja linke sellega, millest siis mina tahaks teile täna rääkida, aga esmalt ka minu poolt tänusõnad, et olete tegelemas niivõrd olulise asjaga. Ma tegelikult arvan, et meie eesmärgiks võiks olla, et üks hetk see rohe sealt eest võime selle ära kaotada. Sest tegelikult sellest mõtteviisist, kus me liigume selliselt lineaarselt ringsele, on saanud normiks ja niimoodi me toimetame. Ma arvan, et see võiks olla meie eesmärk. Aga teema siis esialgu võib-olla natukene tõepoolest tõsine, sest ega see olukord, kus me elame, ongi väga tõsine. Ja tegelikult ma arvan, et praegu on see hetk selline, et tõsine on ta tegelikult ju olnud kogu aeg. Aga meil on lihtsalt väga palju suurenenud teadlikkus. Me oleme lihtsalt saanud oluliselt paremini teada, kui tõsine see olukord siis on. Ja mis mõttes ta siis tõsine on? Võtame kõigepealt julgeoleku fookuse. Sest igaüks meist see kõige olulisem on see, et oleks turvaline. Et meid ei ohustaks miski puhtfüüsiliselt. See on meie kõige baasilisem esimene hirm ja sellest tulenevalt, kui see hirm ei ole maandatud, siis tegelikult on ju ka kogu muu tegutsemine raskendatud. Aga millest siis sõjad tekivad? Ja võib-olla võib ka küsida siia kõrvale kohe, kuna mulle anti ülesandeks rääkida nii julgeolekupoliitikast kui ka majandusest, millel põhineb majandus. Ma ütleks, et vastus mõlemale küsimusele on tegelikult sama. Ja just nimelt seesama ressursside teema, millega Harno esindaja lõpetas. Et loomulikult ka Putini poolt alustatud sõda, selle taga kindlasti on sellist meie jaoks natukene haiget imperialistlikku mõtteviisi, aga selle taga on ka soov siiski ressursside järele. Et kui seni sai Venemaa hoida läänemaailma oma lõo otsas läbi fossiilkütuste, siis on saanud üsna selgeks, et tehnoloogia arenedes, teadmiste juurde tulles, ei ole see enam võimalik. Enamus, 85% uutest investeeringutest energeetikas lähevad praegu juba puhastesse tehnoloogiatesse. On selge aga, et me kõik vajame toitu. Jällegi Harno esindaja mainis siin, et kuskil tuleb kasvatada seda toitu, mida kõik need inimesed, kes sellele planeedile hetkel mahuvad, vajavad. Ja Ukrainas on teatavasti ühed maailma kõige viljakamad mullad. Et ressursside teema on see, mis tegelikult suunabki kõiki neid väga suuri arenguid, mis jõuavad meie õhtusöögilaudade vestlustesse, meie suguvõsa kokkutulekutesse ja ka kui me käime poes ja vaatame hindu, kõige selle taga on seesama ressursside ka hakkama saamine. Ja seesama tõsiasi, et seni oleme me inimkonnana neid ressursse suures osas majandanud lineaarselt. Siin kõlas läbi ka Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt seesama, et me kasutame neid ressursse rohkem, kui need jõuavad siis taastuda. Et kui me võtame sellise ilusa eestikeelse termini nagu elurikkus, et mis see siis on Eestis, lisaks meile 40 000 liiki, kellega koos me elame, 90% sellest elurikkuse kaost tuleneb just nimelt otseselt sellest, et me oleme loodusest välja võtnud ressursse.
Sellest omakorda pool näiteks, lihtsalt, et anda selliseid nii-öelda fakte, tuleb ehitussektorist. Ja see on kogu maailma siis mastaabis. Et lihtsalt korraks mõelda, et kui Eesti inimese käest küsida, et mis on loodus, mis te arvate, mis ta kõige enamasti vastab? Mets, just nii. Ja see on ka väga loomulik, sest et see on see, mida me näeme, mida me kogeme, kus me käime. Eesti inimese jaoks loodus ongi väga oluline. Aga loodus on ka seesama laud siin teie ees, eks ole. Seesama laualina seal peal, need seinad siin meie ümber, see vesi seal klaasis. Kõik on tegelikult ju loodus. Ei ole asja, mis ei tuleks sealt loodusest. Ja sellepärast ma rõhutasingi, et tegelikult see rohe seal ees on võib-olla mõnes mõttes ülearune. Et kui me eesmärgiks võtaksime, et me jõuaks sinna, et see poleks mitte osade haridusprogrammide osa, vaid see oleks meie kogu toimimise alus. Aga siit nüüd tulles siis tagasi julgeoleku juurde, sellised terminid, fossiilenergia, toidu tootmine, tarneahelad, saanud aina igapäevasemaks. Kuuleme neid iga päev. Ja selline termin nagu strateegiline autonoomia on järsku ilmunud. Varem justkui ei juletud seda isegi eriti kasutada, et kuidas nii, et me tahame olla kuidagi mitte partnerluses. Maailm on endiselt globaalne ja ikka ju kaubandussuhted toimivad ja nii edasi. Aga natuke on nagu välja joonistumas selline kolmnurk. Et on Ameerika, on Hiina ja siis on kolmanda plokina kõik teised. Ja meie seal selles kõik teised plokis Euroopana oleme ka üha enam hakanud aru saama, kui oluline see on, et me ei jäta neid ressursse, mida me vajame oma igapäevaseks toimimiseks ainult nendele teisele kahele. Et me ei sõltu ainult suurtest riikidest, eks ole. Kelle peale me ei saa, me teame, et me ei saa kindlad olla. Me teame seda nüüd väga nii-öelda valusa ja füüsilise igapäevase kogemuse kaudu, iga päev, kui uudised avame, me teame seda, et me ei saa olla enam sõltumatud. Mis on Eesti inimeste hinnangul taastuvenergia suurim pluss? Siin juba mainiti ka alguses, sissejuhatuses, et jah, odav hind, aga mitte ainult. Ka see, et päikest ja tuult ei saa meie idanaaber mitte kuidagi meilt ära võtta ja see tootmine on hajus. Ta ei ole ühes punktis, nii nagu on praegu meie juhitavad ressursid enamuses ikkagi Ida-Virumaal. Ja sellest inimesed saavad aru üha enam, sest see ongi see praktiline ja igapäevane vajadus. Nüüd siit edasi minnes ringmajanduse juurde. Tõepoolest, maailma mastaabis me suudame täna võib-olla 10% sellest materjalist, mis me siis sealt loodusest välja võtame, kasutada ringselt. Seda on liiga vähe, loomulikult. Aga siin tuleb ka vaadata, miks see võiks olla ka kasulik. Näiteks üks selline näide, käisin hiljuti Rootsis Ragn-Sellsi ühes ettevõttes, kus siis tegelikult prügi põletamise jääkidest, ehk siis sellest tuhast, mis jääb järele, nii nagu meil jääb järele põlevkivituhk, sealt võetakse välja metalle. See kontsentratsioon seal on 25 korda kõrgem kui näiteks värskelt loodusest kaevandades. Ehk siis milline mõttetus jätta see lihtsalt hunnikusse vedelema. Et tegelikult seesama, keegi siin ütles, et ei taha kasutada seda sõna mõistlikkus, et tahaks öelda inimlik. Inimese eelis ongi see, et meil on mõistmisvõime. Ehk siis tegelikult ju väga mõistlik. Oleks kasutada ära see ressurss. Samamoodi näide transpordi valdkonnast. Elektriauto efektiivsus 90% suurem kui sisepõlemismootoril. Sisepõlemismootoril ülejäänust saab soe õhk, mida me kahjuks praegu kuidagi positiivselt ei oska veel ära kasutada. Võib-olla kunagi selline tehnoloogia tekib, seda me ei tea, aga kindlasti eelis ja kindlasti väga mõistlik. Ja ma jällegi ei taha väita, et kõik elektriautode tootmise juures oleks kuidagi ideaalne juba. Kindlasti mitte. Ka seal on väga palju probleeme ja väga palju arenguvõimalusi, aga lihtsalt selline näide.
Nüüd tulles siis võib-olla Eesti juurde, kuidas Eesti selles kõiges peaks ennast positsioneerima? Mis võiks olla meie eelis? Ma arvan, kõigepealt on meie eelis see, et seesama loodus on meie jaoks ikka veel nii lähedane. Et me tegelikult veel omame seda füüsilist kontakti loodusega ja me päris paljusid looduse selliseid praktikaid veel omal nahal nagu tunneme. Ja loodus on ju ka täiesti ringne mudel. Inimene on see, kes on selle lineaarse sisse toonud. Looduses ei ole selliseid lineaarseid mudeleid tegelikult. Kõik on ringne. Ja ma arvan, et me veel tajume seda. Teiselt poolt on meil olemas väga palju digipädevusi, ehk siis seda nutikust, mida läheb ka meeletult vaja, sest kõik see uus vajab väga palju sünteesi, ta vajab väga palju erinevate teemade kokkutoomist. Et räägitakse sellisest kontseptsioonist, kahjuks on see nüüd inglisekeelne, VUCA. Aga võib-olla olete seda kohanud. See VUCA on siis lühend 4 mõistest, ehk 4 tähte. V nagu volatility ehk siis kõikumine, eks ole. Ja uncertainty, U nagu uncertainty ehk ebakindlus. Complexity, C, mitmetahulisus ja ambiguity, A, mitmetähenduslik. Ehk siis räägitakse sellistest nurjatutest probleemidest, et kõik see lineaarsuse muutmine selleks ringseks ongi väga keeruline. Siin anti juhised, palun lihtsalt, palun mitte keeruliselt, aga nendest protsessidest, kus tegelikult peab toimuma siiski päris suur ka mõttemaailma muudatus, milles on väga palju talupojatarkust ja väga palju mõistlikkust, aga siiski on see väga suur muutus siiski. Ja seal just nimelt võib-olla tuleb ka see risk, et miks, kuna tegemist on nii komplekssete muutustega, siis on siin väga suur võimalus inimeste tülli ajamiseks. Sest enamus inimesi oma loomult on siiski mugavad ja tahaks, et asjad jätkuksid nii, nagu nad alati on olnud. See on lihtsam, see on mugavam, see on tuttavam, see on turvalisem. Me jõuame jälle selle turvalisuse juurde. Ja nüüd, kuidas siis nende nurjatute probleemidega tegeleda? Haridusinimestena võib-olla tahetakse tihti, eks paljud meist omavad sellist sisemist õpetajat, olgu see siis lapsevanemana või lihtsalt iseloomu omadustest tulenevalt, et tahaks ikka vastuseid anda, tahaks rääkida teistele, kuidas asjad tegelikult on. Aga need nurjatud probleemid pigem võib-olla seavad meid olukorda, kus me pigem peame oma vestluspartneri või ka need noored, keda me kas siis koolitame või kellega me püüame koos areneda, me peame koos õppima neid õigeid küsimusi püstitama pigem. Rohkem kui andma neid vastuseid. Ja ma arvan, et samas sellisest pedagoogilisest aspektist on siin väga palju peidus, sest ma olen kuulnud sellist asja oma nii-öelda väheste pedagoogika õpingute käigus, et kui inimene ise lahenduseni jõuab, siis see kinnistub palju paremini. Et tegelikult võib-olla ainsana. Muidu õpid pähe ja läheb pärast meelest ära, aga kui sa kinnistad selle oma teadmiste külge, kui sa ise küsid küsimuse ja leiad vastuse, siis see võib-olla muudab midagi sinu käitumises. Võib-olla lihtsalt, kui juba noorte peale jutt läks, siin oli ka, teised ka rääkisid sellest, et kas meil on õigus ära kasutada kõik need ressursid ja miks on noortel siis see mingisugune ärevus ja kas ka tegelikult noortel endil on neid roheoskusi. Ja selle sama VUCA nende nurjatute probleemide juures on ka selline mõiste nagu radikaalne ausus. Ma arvan, see on ainus, mis viib meid edasi. Et ka nende noortega, kellega vahel on väga raske leida ühist keelt, võib tunduda, kuna nende maailm vahel ei saagi aru enam justkui. Aga baastasandil oleme me ju tegelikult ikkagi kõik ühesugused, me tahame tegelikult kõik seda sama turvalisust, me tegelikult tahame ka kõik head tervist ja me tegelikult tahame ju kõik ka, et me kestaksime inimestena. Ja me tahaks, et meie lastel oleks vähemalt sama hea elukeskkond, nagu meil on olnud, võib-olla isegi parem. Praegu tundub see väljavaade natuke kahtlane, kui vaadata, mida siis teadlased räägivad. Eks. Ja ma arvan, et ainus viis on sellest ikkagi ausalt rääkida ja võib-olla sealt tekib see nihe.
kui ma kliimaministrina küsisin oma teadusnõunikult, et kõik need teadmised ja meil ka oli plaan, et korraldada siis kõrgemad sellised keskkonnakursused, kus siis just neid samu oskusi, neid samu seoseid avada, et kas see teooria aitab, et kas inimesed siis muudavad oma käitumist ja hakkavad kuidagi nägema maailma teisiti. Ja teadlased tegelikult, minu teadusnõuniku Aveliina Helmi sõnul on uurinud, et pigem muudab inimese mõtlemist see, kui ta teeb ise oma käitumises mõne väikse muudatuse. Ja ma mõtlesin seda, et tegelikult ju alati käivad ikkagi teadmised ja käitumine ju käsikäes, samamoodi ka väärtused. Ja arhitektina ma näen kuidagi sellel kevadel ja tajun, et midagi on Eestis jälle nagu muutunud. Et on küll jube rasked ajad, aga vaatad, kevad tuleb ikkagi jälle jube kaunilt ja mina alati analüüsin ka seda elukeskkonda, mis meie ümber on. Me tahame, et ainult mitte meie kodu ei oleks ilus, vaid ka see avalik ruum, et see tooks meid kokku, et ka seal oleks seda rohelust. Ja ma kuidagi olen tähele pannud, et see kevad on üha rohkem ka näiteks selliseid kohti, mis on niisuguse tee ääres, kus ei ole võib-olla kõige meeldivam, aga nad ikka on millegipärast selle laua toonud välja, inimesed juba istuvad seal ees ja juba tekib mingisugune hoopis uus selline ruumikogemus. Ma ütleks, see on selline euroopalik ja inimkeskne, elukeskne ruumikogemus. Ja ma kuidagi märkan seda, mulle tundub, et selles mõttes me oleme tegelikult päris heas kohas ja just selle kaudu, et inimestel on tekkinud piisavalt teadmisi, piisavalt nad on võib-olla näinud, kogenud ise asju ja nad julgevad teha midagi natuke teistmoodi. Ja võib-olla sealt tuleb juurde seda avatust, seda julgust, et tegelikult seda elu elada natukene kestlikumalt. Sest seesama tervise aspekt, kui me kokku tuleme, siis tegelikult ju ka seesama vaimne tervis elab palju paremini. Aga ma siinkohal lõpetaks ja võib-olla ütlekski, et need roheoskused, see ringne proovimine, vähemalt proovida teha asju nii, et selles on see kestlikkuse element, see tegelikult on väga mõistlik, väga inimlik, elukeskne ja ka tervisele kindlasti kasuks. Aga jätaks ruumi ka ühele küsimusele. Ma näen, et 3 minutit on jäänud, et äkki midagi spetsiifilist huvitas kedagi. Aitäh, Yoko! Ma nägin vilksamisi küll, et Sliidosse tuli üks küsimus. Ma ise muidugi juba mõtlesin, mis on see küsimus, mida mina tahaks küsida. Aga kui head tehnilised abilised saaksid selle Sliido küsimuse teha mulle nähtavaks praegu, siis näengi. Kuidas piiririigina leida optimismi roheoskuste juurutamisel ettevõtluses ja igapäevaelus? See on see dilemma, millest sa, Yoko, palju tegelikult ka rääkisid, et meil on julgeolek, ABC praegu, ja nagu tundub, et need roheteemad, et meil on nagu praegu võimalus need nagu edasi lükata. Meil on siin tähtsamad asjad, millega me tegelema peame. Kuidas see optimism ikkagi ka nagu poliitilise eestvedamise puhul ikkagi üles leida? Jaa, see ongi väga keeruline, sest et selles Maslow püramiidis on kindlasti see, kas see baasturvalisus on olemas ja see turvaline kuppel meie pea kohal on olemas, ongi number 1. Aga ma arvan, et tegelikult kui me jääme elama, tähendab sellesse, on hirm ja on ärevus, eks ole. Et ärevus on selline normaalne asi, mis tegelikult viib meid edasi, paneb meid tegutsema. Näiteks sündimise hetkel beebil on väga tohutu ärevus seal selles, kus ta peab läbi tulema ja tänu selle ärevusele ta tuleb sealt läbi ja tuleb see ilma. Kui beebil oleks hirm, siis ta ei sünniks, eks ole. Hirm teeb meid lihtsalt nagu paneb paigale, eks ole. Aga me tegutseme, meil on kaitsekulutused hetkel kõrgemad kui kunagi varem. Tegelikult kogu Euroopa, kogu NATO on aru saanud, et enam nii ei saa. Tegelikult oleme me täna paremini kaitstud kui kunagi varem. Ja võt nüüd siin jällegi ma ütleks, et see rohe seal ees, see mõnes mõttes on nagu petlik, sest see tegelikult ei ole eesmärk omaette, see ei ole ideoloogia, vaid see ongi see viis, kuidas oma ettevõtte muuta kestlikuks. See oleks populaarsem, kui me nimetaks seda talupojaoskusteks või?
ma ei teagi, kuidas seda tead nimetada, et kohati on nagu jah, me ka proovisime, et teeme rohereform, et siis on nagu parem kui pööre, et kui pöörad, siis pöörad nagu ära, et kui reformid, siis teed paremaks, eks ole, et lõpuks on ikkagi teod olulisemad ja ma arvan, et kui need näited ettevõtetest, kes suudavad ikkagi teha vähemaga rohkem, ja fakt on see, et Eestis inimressurss on see esimene, mida on, eks ole, vähe, sellest on siin laval ka juba nii palju juttu olnud. Need lihtsalt neid komponente ükski ettevõtja ei saa kõrvale jätta. Yoko, aitäh sulle! Aitäh!